Tere tulemast Sakulete podcasti. Mina olen Heneli ja täna on meil külas Laura-Liis, kes on personaaltreener ja räägime siis täna trenni tegemisest, tervislikust elustiilist ja üldiselt tervisest. Tere tulemast! Tere, Heneli! Paljud seavad endale just eesmärgiks näiteks tervise puhul näiteks kaalu just langetada, aga sina sellega ei nõustu, et miks see nii on? No otseselt ma ei nõustu või mitte, et ma ei nõustuks sellega, vaid lihtsalt ma tunnen, et meil ühiskonnas on nagu nii suur surve, eriti naistele, et me peame olema mingi kindla kaaluga või et see nii-öelda pilt, mis meile tekitatakse, et see on nagu nii vale, sest kui ma vaatan üldiselt pilti nii-öelda meil ühiskonnas, siis tegelikult on meil väga paljud naised väga ilusas vormis, et ei pea üldse mõtlema nii väga selle kaalu langetamisele, vaid mina pigem nagu pooldan siis seda, et teeme trenni ja toitume tervislikult selleks, et siis tunda ennast tugevalt. Et ma ise usun sellesse, et selline eesmärk toob meile palju rohkem rõõmu, kui siis see, et mõtleme selle peale, et kuidas nüüd hästi palju kaalu langetada. Aga kuidas see nagu mõjutab, et selline mõtteviis just, et kui see, et kas ma tahan nüüd kaalust alla võtta või vastupidi see mõtteviis, et ma tahan tugevaks saada? Tead, ma arvan, et siin on väga lihtne nii-öelda psühholoogiline taust mõnes mõttes, sest kaalu langetamine iseenesest see on hästi pikk protsess, on ju, ja see teebki inimeste jaoks selle võib-olla natuke raskemaks. Kui me räägime sellest, et me tahame tugevaks saada, näiteks ongi see, et mul naised käivad trennis, on ju, 2-3 korda nädalas, neil on peaaegu iga nädal, iga trenn, nad suudavad natukenegi seda raskust tõsta, et see nii-öelda tunne, mis neil tekib, et see, et jess, ma nagu sain natukenegi suurema raskusega teha, see nagu mõjub, palju tihedamini saame seda nagu tunnet kätte, et jess, ma saavutasin midagi. Kaaluga see on niimoodi, kõigub, vahel läheb üles, vahel läheb alla, mis ongi täiesti normaalne, kui me kaalu langetame, aga lihtsalt sellist nagu emotsiooni me võib-olla ei saa nii tihti ja siis see tekitabki sellise nagu negatiivse nii-öelda ringi, ütleme nii. Aga kuidas nende puhul, kes tahavad just kaalu tõsta näiteks, et kuidas nende puhul sa suhtud? No jah, tegelikult väga hea point, mis sa välja tood, et üldiselt võib-olla naised mõtlevad selle kaalu langetamise peale, aga on ka neid naisi, kes kuidagi söövad küll nagu nii-öelda hästi palju, aga kuidagi see kaal ikkagi ei tõuse. Et ma arvan ise ka, et siin sõltub jällegi, kui on nagu tervisest tingitud, samamoodi nagu kaalu langetamist, kui on tervisest tingitud, et võiks ikka kaalu langetada, et oled ülekaalus, siis see on teine teema, eks ju. Ja samamoodi ka, kui sa nii-öelda liiga vähe kaalud ja tahad kaalu tõsta, siis see on ka nagu sõltub. Kui on tervise teema, siis peab natuke teistmoodi vaatama, aga kui üldiselt, siis tegelikult jõutrenn jällegi väga palju aitab seda, et just neid lihaseid kasvatada, et oleks nii-öelda seda kaalu rohkem, sest me ju kõik teame, et tegelikult lihased kaaluvad rohkem kui rasv. Aga kui raske päriselt on seda kas kaalu langetada või tõsta, et mis see nii-öelda treeningmaht peaks olema? Vot kaalu puhul ongi just see, et see treening otseselt ei mõjuta seda kaalu. See ongi see, et treening on lihtsalt, sa vormid enda keha. Aga kaalu mõttes, see on ikkagi toitumine. Et kui me ütleme see, et sa tahad kaalu langetada, siis jah, trenn aitab sul nii-öelda seda kaloraaži nii-öelda tõsta selles mõttes, et sa saad endale rohkem toitu lubada, aga kui sa ikkagi kaalu tahad tõsta või langetada, siis see käib ainult läbi toitumise. Et läbi nii-öelda trenni me vormime enda keha ja ongi just see, et me saame tugevaks. Aga kas sul on mingisugune isiklik kogemus või lugu rääkida, et kuidas sa jõudsid sellise mõtteviisini nagu sellise sorti eesmärki seadmiseni, et kuidas see juhtus? Jah ja ei, ütleme nii, et mina ei ole kunagi olnud selles kategoorias, kes on hullult tahtnud nagu kaalu langetada, et minu jaoks ongi, kuna ma ise loogiliselt võttes personaaltreenerina teen ka hästi palju trenni, et siis minu algus jõusaali trenniga saigi just sellest, et mul ei olnud otseselt mingit eesmärki, aga ma nii kaifisin seda, et
jälle saan raskust tõsta, et nii äge, et minule tekitas see hästi palju positiivset emotsioone ja siis sealt see tuligi ja vaadates siis nii-öelda enda sõbrannade või tuttavate pealt ka, et noh, et kui ma ütlen neile, et aga kuule, võta endale eesmärgiks pigem see, et noh, saa tugevaks, et proovi seda raskust natukene tõsta, et see on ju palju nagu positiivsem emotsioon kui see, et mõtle, kuidas nüüd siin, ma ei tea, noh, kaalu langetada ja et hakkan kõvasti trenni tegema, et siis justkui kaal langeb, et noh, tegelikult see nii päris ei toimu. Ja noh, sealt ongi tulnud see, et ma proovin siis naistele pigem sellist nagu positiivset emotsiooni süstida kui see, et mõelda selle negatiivse peale, sest noh, see mõnes mõttes see on sama, kui me mõtleme nii-öelda raha peale, eks ju, et kellele meeldib raha nii-öelda või seda budgetit nii-öelda madalamaks võtta, kui see, et tekitad lihtsalt endale raha juurde, on ju. Noh, sama trenni tegemisega, pigem tekita endale seda jõudu juurde, võtta neid raskusi juurde, kui see, et sa proovid enda kaalu langetada. Aga kui rääkida sellest, et kuidas tugevdada enda keha ja paljud ei tea, kust alustada, siis tegelikult ju väga tugeval kohal ja järjest populaarsust koguv on ka online coaching. Et kas online coaching töötab? Jah, või noh, ütleme nii, sõltub. Eks ma arvan, et kas nüüd online coach imises või siis koha peal teha nii-öelda jõusaali trenne, et seal on erinevatel inimestel toimuvad erinevad asjad. Et mis online coach imise puhul on näiteks positiivne, on see, et inimesel endal on väga palju suurem vastutus. Sest noh, et ei ole see kokku lepitud aeg, et kus nüüd treeneriga lähed ja teed selle trenni, on ju, vaid noh, üldiselt tehakse niimoodi, et kord nädalas on siis siuke check-in, on ju, kus siis treener vaatab, noh, et mis raskused sul olid, kas sa käisid trennis, mis enesetunne oli, on ju, aga selle trenni sa pead ikkagi ise ära tegema. Mõnes mõttes võib nii-öelda vaielda, et noh, kas inimesed ikka käivad siis trennis, on ju, aga samas see ehitab või arendab inimesel endal seda nagu vastutustunnet rohkem kui see, et okei, et ma käin ainult siis, kui ma treeneriga käin. Sest mul on ka need kliendid olnud, et kes käivad minuga personaaltrennis, aga käivadki ainult siis, kui neil on minuga nagu personaaltrenn, on ju. Et noh, siis see nagu ka ei toimu, on ju, et sa pead ikka ise ka käima, et ei ole see ainult, noh, ma ei tea, kord nädalas, kord 2 nädala jooksul käid, on ju. Et selles mõttes on see online coaching nagu parem, sest see võtab inimesi vastutusele. Aga kas juhtub seda palju, et teed kõik plaanid, kõik toitumised, kõik need on nagu, teed plaanid valmis, aga tegelikult inimesed ei jälgi neid? Ikka on, muidugi. Eks see ongi mõnes mõttes distsipliini küsimus, aga mina proovin nagu läheneda selliselt, et vaadata, et okei, et miks see siis ei toimu või mis takistab seda inimest, et ta ei tee neid asju. Noh, seal on mitu põhjust olla, et kas siis on liiga keeruline, on ju. Et noh, ma ei tea, kui me räägime toitumisest, on ju, toitumiskava, noh, on variante, et sa annad lihtsalt kaloraaži ette ja makrot ette, on variante, et sa annad toitumiskava, noh, et ütledki inimesed, et noh, hommikusöögiks seda, lõunasöögiks seda ja õhtusööks ja vahepalad on need, on ju. Et siis ongi, võib-olla on asi nii-öelda lähenemises, et see on liiga keeruline inimese jaoks, sellepärast ta ei tee seda. Võib-olla on hoopis aja juhtimine, kui me räägime trennidest. Mul käivad naised, kel on lapsed, loomad, pered, asjad, on ju, noh, väga lihtne on öelda, et kuule, et ma ei taha, noh, ma ei jõudnud trenni, sest ma pidin lapsega midagi tegema, on ju. Noh, aga siis on jällegi need inimesed, need naised, kes mul käivad trennis, kes käivad samal ajal trennis kui nende lapsed, on ju, viivad lapse trenni, teevad ise oma trenni ära ja siis lähevad lapsele järele. Ehk siis noh, see ongi hästi nagu individuaalne tegelikult ja mina usun küll sellesse, et kui on tahe, siis leiab alati nagu lahendusi ja peab lihtsalt vaatama, mis on need takistused ja kuidas me saame neid lahendada. Kas on mingid vale arusaamasid välja tuua, mis inimestel on nii-öelda tervise teemadega? Neid on väga palju. No üks asi tegelikult, milles me juba natukene siin rääkisimegi, ongi see, et see kaalu langetamine, et sa ei saavuta seda niivõrd läbi trenni, vaid see on pigem nagu toitumise teema, eks ju. Jällegi, noh, trenn annab nii-öelda, aitab, eks ju.
Mis ma olen hästi palju kuulnud, on ka see, et mina olen nagu liiga vana, et alustada trenni tegemisega. Mul kõige vanem, kes on käinud, on 60+ aastad. Ehk siis mina ütlen küll, et mitte kunagi ei ole liiga hilja, et just tegelikult, mida vanemaks me saame, seda olulisemaks muutub just ka jõutrenn, ka meie nii-öelda luudele, lihastele, sest ma ei tea muidugi, kas me kõik teame, aga ühesõnaga, et vanuses on see luude hõrenemine hästi suur mure, eks ju, ehk siis jõutreening nii-öelda töötab justkui sellele vastu. Ehk ei ole nagu vabandus see, et ma olen liiga vana, et ma ei saa enam jõusaalis käia. Kui me käingi oma jõusaalis, eks ju, ma näen seal ka inimesed, kes on 70+ ja ma vaatan ja mõtlen, vau, nagu hästi äge. Muidugi nad teevad väiksemate raskustega ja võib-olla mitte nii intensiivselt, aga see, et nad käivad, minu arust see on juba nagu väga muljetavaldav. Aga kas kuidagi sõltub vanusest ka, et tulemusi näha, et kas vanemas eas on raskem neid tulemusi saavutada või? Eks ikka, ütleme nii, et mingist vanusest ikkagi on keerulisem nii-öelda lihaseid kasvatada, aga kui sa nüüd nii-öelda lavale ei taha minna kuhugi võistlusele, eks ju, siis ma arvan, et tavainimesel tegelikult väga vahet ei ole. Et selles mõttes oluline on ikkagi see, et sa tugevdad enda keha ja ka lihaste mõttes, et jah, võib-olla sul ei ole mingid nii nagu lihased on täiesti täis pumbatud ja vaatad, et ma ei tea, mis lihased on, aga see ikkagi aitab kaasa sellele, et sa vanaduses nagu suudaksid liikuda ja ma ei tea, kas või lapsi tõsta või niimoodi, et jah. Aga kas sinu nii-öelda selle treening teekonna jooksul, et on sul endal mingeid raskusi esinenud ka tee peal ette või kus sa tunned, et ei ole seda motivatsiooni? Jah, eks ikka on neid päevi, kus sa mõtled, et üldse ei viitsi trenni minna. Et ma arvan, et neid on meil kõigil. Aga kuna mulle endale minu jaoks trenni tegemine on hästi palju aidanud mul nii-öelda vaimse tasakaalu mõttes, et mul on olnud eelmises töökohas väga selline nii-öelda stressirikas töökoht, kus ma siis tundsingi, et trenn on nüüd see minu aeg, kus ma teen ainult iseenda jaoks midagi. Ehk siis tänu sellele oli mul võib-olla lihtsam seda distsipliini hoida, et isegi nendel päevadel, kus ma võib-olla ei jaksanud või ei viitsinud ja eks ma olen trenne vahele ka jätnud, et tunnistan ausalt, Aga näiteks praegu, kuna osaliselt minu trennid on ka minu töö, eks ju, et ma pean paratamatult olema heas vormis ja mul endal on ka nii-öelda isiklikud eesmärgid oma trennidega, et siis enam ei ole väga seda küsimust, et kas ma viitsin või ei viitsi, nüüd on lihtsalt see, et sa teed selle ära ja sa tead, et tegelikult on hea. Aga mis seos on üldse trenni tegemisel ja vaimsel tervisel? Mainisid korra. Kui rääkides uuringutest, siis ta tõstab serotoniini taset, eks ju, dopamiini taset, et tihtipeale ikkagi on peale trenni inimestel see nii-öelda need head hormoonid, et on mõnusam olla, eks ju. Ja mis ma enda naiste puhul näen ka hästi tihti on tegelikult see, et ongi see aja võtmine endale. Et kui muidu igas muudes tegevustes, tööl on, eks ju, mõtled tööasjade peale, sa oled kodus, tegelikult mõtled oma laste peale, et neil on koolis vaja mingeid asju teha, siis trenn on tihtipeale see aeg, kus sa oledki lihtsalt iseendaga ja ütleme nii, et mina kui personaaltreener olen poolenisti, tunnen vahepeal psühholoog ka, et kui nad oma muresid seal kurdavad, eks ju, et siis selles mõttes on, üksi trennis võib ka käia, aga personaaltreenerina treeneriga on see, et saad natuke psühholoogi nõustamist ka, aga üldiselt võib ikka öelda see, et trenn on vaimsele tervisele väga-väga kasulik. Kas sul on öelda kuulajatele näiteks, kes tahab alustada siukse teekonnaga või minna tagasi tervise eest hoolt kandma, et kust alustada? Kõige lihtsam on lihtsalt see, et mine jõusaali, kas või katseta lihtsalt, seal on nii ägedad masinad, katseta neid masinaid, sa ei peagi kohe hullu mingi sellise eesmärgiga minema, vaid ongi see, et lihtsalt
mine sinna keskkonda, ma arvan, et see juba aitab väga palju ja kui sa tunned, et üldse kuidagi nagu ei tea, mida nende masinatega teha, noh näiteks ongi inimene, kes ei ole mitte kunagi jõusaalis käinud, on ju, ja noh, võib-olla vanemaealine, kes võib-olla YouTube'is ka ei istu ja vaatab mingi trenni videosid, on ju, et noorte puhul see, noh, nad vaatavad seal YouTube'is ära ja siis lähevad trenni tegema, on ju, aga siis alati on võimalus võtta ka personaaltreener kas või mõneks korraks, on ju, noh, lihtsalt, et saada see enesekindlus sisse, et noh, kui me räägime nüüd jõusaali treeningutes, aga noh, jällegi on võimalusi ka täiesti muud moodi trenni teha. Noh, kas või kui me räägime inimesest, kes näiteks üldse ei liiguta ennast, kas või mine jalutama, kas või hommikul 10 minutit. See, mis ma hästi tihti näen, mis on viga, on see, et inimesed hakkavad hullult, ma hakkan nüüd iga päev käima, ma ei tea, jõusaalis, iga päev käima jooksmas ja noh, nädal-kaks peavad vastu, on ju, ja siis on justkui nagu läbi põlenud ja enam ei jaksa. Et pigem ongi olulisem nii-öelda vaikselt ja rahulikult endale see harjumus tekitada. Hästi palju ongi lihtsalt selle harjumuse tekitamises ja kui sa juba selle harjumuse saad sisse ja sa tunned, nüüd on mul mingid eesmärgid, asjad ja tunned, noh, kas või siis tahad mingit toetust saada. Alati saab ju nagu tõsta seda nagu mahtu, eks ju. Just. Aga kas sul on ka kuulajatele mingi tore pakkumine? Jaa, on küll tore pakkumine mul. Et pakun siis kuulajatele esimest korda trenni minuga täitsa tasuta ja et saaksid natuke selle nii-öelda tunnetuse kätte, et ma annan siis jõusaali treeninguid ja võib siis minuga ühendust võtta ja kui öelda siis nii-öelda, et said info läbi Saku Latte podcasti, et siis saad esimese korra trenni tasuta minuga. Aga aitäh sulle, aitäh tulemast ja aitäh ka kuulajatele ja loodan, et te saite siit toredaid nii-öelda nippe, mida võtta endaga kaasa ja jätame siis Laura-Liisi kontaktid ka, et saate temaga ühendust võtta. Näeme juba järgmises episoodis.